Oled jõudnud meie pere matkakanalile. Seekordne roadtrip viib meid minihaagisega Balkani poolsaarele. See episood on aga boonusosa. Räägin täpsemalt meie Respo minihaagisest ja sellest, et kuidas me temaga ringi rändame. Vaatame haagist nii seest kui ka väljast ja jagame muljeid ühest lahedast Slovakkia kämpingust. Sukeldume põhjalikult varustuse detailidesse ja kutsume teid meiega koos rändamise vabadust tundma ja avastama. Kuigi lubasin teile, et see seeria tuleb selline 4-osaline, kus räägin põhiliselt Ungarist, Bosnia-Hertsegoviinast, Montenegrost ja Albaaniast, siis tegu ei ole tegelikult ju mingisuguse Kanal 2 või TV3 reisiseriaaliga, kus kõik on ette planeeritud ja seetõttu tegin sellise executive otsuse ja siin Slovakkias meie ühes lemmikutest kämpadest Modra Farmas otsustasin, et teen sellise kämpa tutvustuse, näitan meie minihaagist ja selle osa lõpus ma loodan, et teil on ka selline õige matkatunne käes ja teate, et mille pärast meie iga suvi sõidame tuhandete kilomeetrite kaugusele oma väikese minihaagisega, et mida me siis otsima läheme. Niisiis, meie pere Respo minihaagis Arvi otsustasin, et teen selle video sellisena, et ta koosneb 3 osast. Esimeses osas näitan Arvit väljaspoolt, teises osas näitan Arvi telki ja mis seal telgis sees on ja 3. osas saate tulla ka ja vaadata, kuidas seal Arvi sees see elu välja näeb. Iga osa vahele saate näha ka veidi Slovakkia loodust ja seda kämpingu ümbrust, et teil tuleks selline mõnus tunne, et kuidas see kämpingu elu siis välja näeb, mitte et te saate vaadata lihtsalt ühte haagise review videot. Aga davai, hakkame pihta. Üks olulisemaid asju selle haagise juures on see diislikast. Lisaks sellele, et selle kasti kaan moodustab sellise tugeva laua tasapinna, kuhu saab asetada näiteks grilli või külma õlle, siis siin kasti sees on veel peidus nii mõndagi põnevat. Esiteks on siin kastis sees külmik. Külmik töötab 12 voldi pealt, 220 pealt ja ka gaasi pealt. Siin sees on 5-liitrine gaasipaloon. Topelt põhja all asub diiselküte ja siin sees on 10-liitrine diiselküttepaak ja lisaks 5 liitrit bensiini, kui muidu võib tee peal toppama jääda. Sellele 5-liitrisele gaasipaloonile asub siin kiirühendus, mille voolik läheb siis telki, kus on gaasipliit. Vasakule rattakoopale asetame tavaliselt 10-liitrise veekanistri ja sellest piisab meil umbes 4-5 päevaks kohviveeks, hambapesuks ja toidu valmistamiseks. Nõudepesuks sellest kindlasti ei piisa, aga nõusid võib ka pesta kas jõe või järve vees. Haagise tagaküljel on uks, mis peidab enda taga siis panipaika, mida meie kutsume Arvi pagasnikuks. Sõidu ajal on see asju tihkelt täis pakitud, kui praegu laagris olles on see põhimõtteliselt tühi. Haagise katusel on 175-vattine Victroni päikesepaneel, mis toidab päiksepaistelise ilmaga kenasti ära külmiku ja laeb kõik meie seadmed. Eriti tore on see, et Respo haagisel on tugijalad ja nende tugijalgade abil on haagise loodi ajamine imelihtne. Mina olen tõstnud isegi haagise tugijalgade peale õhku ehk põhimõtteliselt tugijalgade abil on isegi rehvi vahetust võimalik teha. Haagisel on ka 220 laadimispistik, mille kaudu siis toimub haagise liitiumaku laadimine ja ühtlasi siis, kui
see on ühendatud, siis külmik töötab 220 pealt ja haagise siseseintel on ka 220 seinakontaktid, mis siis töötavad. Kuna Bosnia-Hertsegoviinas, Montenegros ja Albaanias on hulk kruusateid ja meie masinal on all sellised vinged all-terrain rehvid, mille muster ikkagi pillub päris palju kruusa, siis otsustasin, et kleebin endale siia haagisele peale kaitsekatted ja mul on sõber, kellel on selline firma nagu Boattech ja tema leiab siis lehelt boattech.eu, kes teeb põhiliselt siis jahtidele ja kaadritele paadikatteid, siis tema tootis mulle ka sellised kaitsekatted siia ja meie puhul on siia peale freesitud siis selline äge kompass ka, aga kui teie tahate mingit teist logo või pilti sinna freesida, siis võite ka julgelt minna siis boattech.eu lehele ja leida sealt siis kontaktivorm ja kirjutada, et millist kaitset teie oma haagisele sooviksite või miks mitte panna neid ka tuppa, sest need on niisugused mõnusad pehmed ja nende peal on väga hea kõndida. Viimase asjana näitan, et oleme toonud välisseinaga sigaretisüütaja kontakti ja selle kaudu on võimalik kasutada siin telgis siis valgustust, mida näete nüüd. Ja nüüd ongi aeg siirduda telki. Veel enne telki minekut tahaks teile natuke rääkida kämpingust Modra Farma. Oleme ka selles kämpas käinud juba varem ja alati oleme kohanud siin suurt külalislahkust ja keskkonda, mis suisa soosib puhkamist. Kuidas soosib, küsite? Kohe näitan. Siin Modra Farma kämpingus on selline komme, et osadel hommikutel saavad lapsed toita loomi. Ja täna on just üks selline hommik ja ka meie lähme siis vaatama, et millised loomad siin on, mis toitu neile antakse ja kuidas see värk käib. Loomi oli seal tõesti igasuguseid, alates sigadest, kellele meeldis kõige rohkem, kui need kõhu alt sügatakse, kodulindudest ja lõpetades eriti armsate kassipoegadega, keda meie lapsed igale poole kaasa tassisid ja pisar silmi Eestisse kaasa võtta palusid, siis suurim hitt olid kindlasti kitsed, keda sai ka hommikuti lüpsta. Tubli, proovi veel. All right. If you want a stronger flow, then you have to have a stronger grip on the top. Because basically what happens, the milk escapes back into the outer instead of going out. Jah, vaat see tuli hästi. Vaata, see laseb selle... Yes, nice. For first time, very good. Aga kas ka vanematel midagi teha oli, küsite? Lisaks kõigele muule on siin kämpingus üks lahe kapp. Ma kohe näitan seda teile. Põmm. Selline kapp. Ja siin kapis on igast erinevaid asju. See on iseteeninduskapp. Siit saab võtta siis veini, limonaadi või siis midagi sellist. Või siis, mis see Leen tahtis? Midagi sellist. Ja siis lähed jalutad siia leti juurde. Siin on Treimani nimeline leht. Mis see oli? 2,60? 2 eurot. Aga davai, ma näitan teile siis, mis meil siin telgis on. Telgi enda kohta ma olen tegelikult ühe review video juba teinud ja ma lingin selle siia alla. Aga siia telki sisse ma üheski oma videos varem teid lasknud ei ole. Aga lähme vaatame. Enne sisse minekut näitan veel seda, et telgil on 2-kihilised seinad. Esimene kiht on siis selline veekindel kiht ja teine kiht on, võiks öelda, et sääsekindel kiht. Ja need kihid on võimalik ka siis väga kergelt eemaldada, juhul kui parajasti putukaid ei ole.
ja võibki öelda tere tulemast meie elutuba kööki. Niisiis, kui varem oli meil siin 2 lauda, suurem laud meile ja väiksem laud lastele ja väiksemad toolid ka, siis nüüdseks on tüdrukud saanud juba nii vanaks, et saame ilusti perega istuda kõik ühe laua taga. Öeldakse ju ikka, et armastus käib kõhu kaudu ja selleks armastuseks ongi meil siin 2 põletiga gaasipliit ja kokkupandav köök. Kokkupandaval köögil on sellised suletavad uksed ja siinpool on siis kuivained ja siinpool on nõud ja siin on sellised kinnised potsikud, mesi, siirupid, õli ja sellised asjad. Kuigi võib tunduda, et kes see kuumas ikka veel kütet juurde tahab, siis näiteks siin Slovakkias on õhtud tegelikult päris jahedad ja selleks on meil selline pisikene Senkori küttepuhur. Pisikene, aga kütab selle köögi kenasti ära. Ja muidugi üheski majapidamises ei saa olla puudus tolmuimejast. Me alati võtame kaasa sellise väikse Makita tolmuimeja, et sellega on mõnus voodis kõik liiv ära tõmmata ja vaipu puhastada. Alati, kui me oleme koha peal vähemalt 2 ööd, siis me paneme põrandale sellised mõnusad kaltsuvaibad. See ARB telk on selles mõttes väga kihvt, et tal on veekindel põhi ja kui õues on isegi lausvihm, siis telgis sees on mõnus ja kuiv ja saab paljajalu või sokkis sellel kaltsuvaibal ringi jalutada. Kui autos on meil igal ühel oma kast riiete jaoks, siis siin Arvi telgis on meil igal ühel oma sahtel, kus saab panna siis sokke ja näiteks aluspesu, aga siin on ka üks lisasahtel, kus on siis päikesekreemid, kaardiatlased, kellad ja näiteks volkitolkid. Soovitan kõigile vanematel kasutada selliseid volkitolkisid kämpingutes, sellepärast et need saab anda lastele kaasa ja sa alati saad nendega lihtsa vaevaga ühendust võtta, ilma et nad peaksid kogu aeg telefone kaasast tassima. Ja näiteks kui reisida Euroopa Liidust väljapoole, siis on ka telefoniarve võib kasvada muidu ebamõistlikult suureks. Lisa, mille me soetasime just selle reisi tarbeks, on selline väike keemiline WC. Siiamaani ei ole seda veel olnud ühtegi korda vaja kasutada, kuid see on eelkõige mõeldud siis nendeks hetkedeks, kui kämpingu WC asub liiga kaugel, vihma sajab või siis off-grid põõsas on liiga kaugeks jäänud, siis on võimalik number 1 teha siia sisse. Väidetavalt ei tule siit mitte mingisugust haisu ja selle puhastamine on imelihtne. Kui nüüd nähtu tekitab ka sinus soovi endale minikaravan hankida, siis mine respo.ee kodulehele, vali sealt endale sobiv haagis välja ja tellimust kinnitades ära kindlasti unusta kasutada sooduskoodi ARVIDRET, sest see kood annab sulle kohe siraka soodustust. Päris lahedad naabrid oleme saanud endale. Neil on veel väiksem minikaravan kui meil ja nemad on ka siin enda 4-liikmelise perekonnaga. Aga kuna täna on meil siin viimane päev selles Modra Pharma kämpingus ja väga sobivalt on selline veidi pilves ilm, siis otsustasime, et katsetame ära ka siinse matkaraja. See peaks olema 7,1 kilomeetrit pikk, aga väidetavalt on võimalik ka veidi lõigata. Matkarada kulgeb siis taamal paistvate küngaste ja põldude äärtpidi ja peaks olema selline päris sulnis jalutuskäik mööda siis põldmarja ja vaarikapõõsaid. Üks asi, mis meil on matkates alati kaasas, on pipragaas, selline suurem potska, sellepärast et mitte kunagi sa ei tea, et kui sa äkki juhtud rajalt kõrvale kalduma, siis võib seal olla mingisugune koer või mõni muu loom, kes võib sulle jalga karata ja sellisel puhul on sihuke pipragaas väga hea asi, millega teda eemale peletada.
Õnneks ei sattunud me matkates kokku ühegi lahtise koeraga, kes oleks ähvardanud hammustada, kuid suuri, lahtiselt ringi uitavaid volaskeid tuli uudistama küll mitu korda. See veenis meid, et võõras kohas ei tasu lastega metsa jalutuskäigule kindlasti ilma pipragaasita minna. Muidu oli nendel küngastel matkamine igati vahva. Kuulake, kuidas mu tütar Mirt laulab ja veenduge juba ise. Reisil käia saab koos sõprade ja perekonnaga. Lapsed kaasa võiksid võtta, nendega on toredam. Iga päev on just ja lõbu laialt rõõmu täis. Soojal maal saab ujuda, kuumli kõdita varbaid. Samal ajal tegelikult oleks võinud selle oja ületada ka siit. Võt, see on see, kui ei oska õigesti rada jälgida. Tere tulemast meie magamistuppa. Nagu näete, on hetkel Arvi voodi siis magamisasendis. Siin on täpselt 1,45 m laiust ja 2 meetrit sügavust ja täiesti paras kahele inimesele magamiseks. Laste nari on niimoodi toredasti meie jalgu otsis ja selle aasta lisana panin ma siia ette sellise puidust toe, sellepärast et rahe kippus siit maha veerama. Aga jah, nende voodid asuvad siin. Siin voodite kohal on selline pikk riiul ja sinna riiuli sisse on meil pandud siis varu magamisriided. Üleval on katuseluuk. Katuseluuk jääb lahti, ütlesin võimalik siia ette panna siis putukavõrk või siis tuba päris pimedaks teha. Ja täpselt sama lahendus on siis ka sellel külgmisel aknal. Kui väljas on palav ja on vaja lisaõhutust, siis on võimalik uksel ette paigaldada selline putukavõrk ja lisaks siis sellele LED-ribale siin laes on meil ukse kohal ka tore meeleoluvalgus, mis näeb eriti kihvt välja veel pimedas. Voodi kohal on selline riiul ja seal riiulis on siis lisaks sellele, et võimalik panna igasugust pudi-padi, on selline pult, siit saab panna toavalgust, külmiku saab panna tööle aku pealt ja telgivalguse saab käivitada ja lisaks on siin siis diiselkütte pult, mida ka praegu vaja ei ole, aga samas me oleme seda vennaga kasutanud kalapüügi puhul isegi talvel -20 kraadiga ja toas on olnud +20. Kui jutt juba läks kütte peale, siis antud haagisel on tehtud selline kihvt lahendus, et haagisel on topeltpõhi ja diiselkütte puhub sooja õhu topeltpõhja alla. See tähendab, et haagisel on justkui põrandasoojendus ja soe õhk tuleb välja siis siit seina äärest selliste nii-öelda kardinate vahelt ja siis see õhk levib mööda seina ülesse ja põrkab siis laest alla ja see tagab selle, et terves haagises on ühtlaselt soe ja kondentsi ei teki ühtegi nurka. Kui rääkida veel nähtavatest asjadest, siis lastel on siin voodi pead siis ka lugemislamp ja lisaks siis väiksed nagid, kus nad saavad enda asju riputada. Aga kui rääkida nüüd, ütleme siis nähtamatutest asjadest, siis siin voodi all on tegelikult ka panipaik. Sinna panipaika me paneme sellised asjad, mida läheb pigem harva vaja. Ja selle reisi puhul on meil seal kõigi kummikud. Lisaks seal all panipaigas on ka 100 ampertunnine liitiumaku ja kontrollerid, mida on vaja siis selle liitiumaku laadimiseks ning kaitseblokid ja muu selline elektroonikaträni. Siin kämpas hommikusööki süües tabas mind veidi selline valgustatuse tunne, et katsuge minuga nüüd veidi kaasa mõelda, et kas teate, Eestis on 2 einet, tudengieine ja turistiheine.
turisteine on siis see konserv, kus on mingid liharupskid ja tudengeine on siis selline uhke pähklitest ja rosinatest ja mandlitest koosnev snäkikompott, siis minu arvates need kaks nime peaks olema omavahel vahetuses. Sellepärast, et ükski tudeng ei jaksa osta endale selle 6 eurost tudengeinet ja samal ajal ükski turist ei osta seda odavat konservi, sest turistil on ju alati raha. Ehk tudengeine peaks olema konserv ja turistieine võiks olla see pähklitest koosnev uhke snäkk. Veel enne, kui päris asjad kokku pakime, näitaks teile veel mõnda põnevat klippi siinsest kämpingust. Minu jaoks on see kõige suurem hobune, mida ma olen kunagi näinud. Et kaamerast ta paistab väike, aga tegelikult ta kaalub 980 kilo ja noorena oli ta kaalunud üle tonni. Praegu ta on juba üle 20-aastane. Kusjuures see Modra Farma oli kunagi nudistide kämping ja siit pildi pealt on seda veel natukene näha. Aga aastal 2020, kui oli siis koroona tipp, siis Saksa ja Austria turistid siia enam ei tulnud ja kämping fokusseerus ümber rohkem perekämpinguks, ehk siis kõik lastega perekonnad on siia väga oodatud. Oligi käes aeg asjad pakkida ja edasi sõita, kuid nagu ikka teinekord reisi jooksul veab varustus alt, siis nii juhtus ka seekord. Ja nagu ikka, siis 99% juhtudest oled sa selles ise süüdi. Ka seekord oli nii, aga alguses oli hämming ikka üsna suur. Vaadake ise. Mitte midagi teha ei saa, lihtsalt selline asi on ees. Seisma jäime, oli kõik korras, hakkasin autot käivitama ilusti pargi peal ja lihtsalt teeb niimoodi. Mis värk on? Tegelikult oli värk üsna lihtne. Härra oli lihtsalt unustanud uksed lukku panna ja aku oli tühjaks jooksnud. Õnneks saime krokodillidega masina siiski tööle ja reis sai jätkuda. Aga mis siis juhtub järgmises osas? Autot tuleb tõsta ja kahjuks mitte sellepärast, et ma oleks uue lifting kiti ostnud. Seejärel jõuame Bosniasse, kus Vardasse satub siga, aga mitte sünnipäevalaps. Õnneks tähistan oma sünnipäeva kohas, mille leidmiseks peab olema vähemalt 3 kaarti ja Indiana Jonesi müts. Lisaks uurime Sarajevo kirevat lähiajalugu, istun tooli vanimas barbershopis, mis on töötanud juba üle 300 aasta. Räftime mööda helesiniseid jõgesid nagu väikesed Tom Sawyerid ja see on vaid algus. Kui sulle see video meeldis või oled meie kanalilt varem midagi kasulikku leidnud, siis hüppa ka meie värskele kodulehele. Seal on sooduskoodid, Leenu äge blogi ja uus maagiline nupp, millega saad ka meie tegemisi toetada. Ära muretse, videod jäävad alati tasuta vaatamiseks. Toetuse eest me juustu ega vorsti ei osta, vaid paneme kõik kanali arendusse. Kaasa võiksid võtta, nendega on toreda. Tulge meiega kaasa, saate palju teada maadest ja reisidest. Tulge meiega. Siis kui sina ei ole näiteks siis kui sina ei ole näiteks suur külmkapihunt ja tahad enda õlle lasta kraanist, on siin ka see võimalus. Mina